Mina olen see mängumees. Miks ma kasutan mängimist? On sellepärast, et ta on hea viis, kuidas noored liikuma saada ja neid liikuma saada ei ole kindlasti võimalik samade vahenditega nagu 10 aastat tagasi või 15 või teinekord isegi 5 aastat tagasi. Ja kui sa ütled, et tee 10 kükki või jookse 3 staadioni ringi, siis see on kõige igavam võimalik viis üldse liikumist tutvustada kellegile. Kui sa tood sinna mängu näiteks täringu või mingi muu vahendi ja nüüd teed selle peale, et mis number täringu pealt tuleb, siis sa teed seda kükki, siis kaob sul see koormus sinna selle mängimise sisse ära ja tegelikult ta ju ongi umbes sedasi defineeritud see mängimine, et on vabatahtlik takistuste ületamine. See mäng konkreetselt võib-olla sobib rohkem õpetajale. See sobib õpetajale, kes tahab matemaatikat õpetada, see sobib õpetajale, kes on koolis kekaps. See sobib tegelikult ka suusatrenni väga hästi ja see sobib kuhu iganes. Siis sul on siin 2 numbrit. See mängu nimi on numbrikull. Sa lähed püüad kellegi kinni nagu kullimängus. Ehk siis te olete kõik kullid. Sa püüad kellegi kinni ja siis te hakkate oma vahel arvutama. Püüate kinni, ütled, mul on 10 + 7. Nüüd et sina palju sul on? 9 + 8. Ehk siis sina vist ei oota. Mul on 17 ja palju sul on? Sul ka 17. Väga hea näide. Nüüd, et sul on alati vaja teada, kes võidab. Selle jaoks te teete nüüd kivipaberkäärid ja see, kes kivipaberkäärid võidab, on võitja. Ja nüüd pane tähele. Ehk siis ütleme, et sina võitsid. Siis võitja võtab nüüd ühe kaardi ja ära seda kohe endal sinna sisse panna teiste kaartide juurde. Hoia seda kätte nüüd alla. Nii, ja nüüd võtan mina sealt vastu ühe kaardi ja lähen järgmise mängu. Seega mu summa muutub. Sinu summa muutub ja vaikselt ma nüüd vahetan kellegi kaardid välja ja ma annan siia pundi sisse ka 2 jokkerit. Ja siis, kui mäng seisma jääb, siis jokkeri omanik on võitnud. Jokkeri omanik peab olema maailma kõige parem valetaja ja petis, et mitte välja näidata, et tal on see jokker. Ja mis jokker puhul on veel hea, sa võid jokkerile anda väärtuse 1-st 10-ni. Ise paned, mis sa tahad. Võid jätta talle 1, võid jätta talle 10, mis iganes. Jokker muudab mängu. Olete valmis? Hakkame vaiks. Ja, küsi? Sa ütlesid, kui sul on 17, tal on 17. Kui ta oleks suurem, siis tema oleks ka võidab. Kui tema on suurem, siis tema võidab ja võitja saab alati esimesena võtta kaardi. Ja siis ei pea kivipaberkääri teha. See oli just hea näide, et kui on viigis. Nii, valmis? Läme! Noh, 14, 6 ja 8. No, sa arvuta siis. Mul on 7. Nii, no, Liina võitsin ja mina tean veel kaardi ja sina tean. Aitäh! Kui sul jäi arvutamine või tehe pooleli kellegiga, tehke see lõpuni. Ja siis
ma tahaks nüüd näha, kelle kätte jäi jokker, tõsta käsi püsti. Nii, hästi. Ja üks jokker peaks veel olema. Sul oli ka, jah? Nii, väga hästi. Pane kaardid siia tooli peale tagasi. Ära sellel lase ennast heidutada, et see kuidagi on siuke aeglane või rahulik mäng. Kui sa annad sellele lastele, siis seal käib räme saagimine edasi-tagasi ja kui tuleb veel välja see, et saadakse teada, kelle käes see jokker on, siis seda mängijat hakatakse taga ajama nagu hullu, eks ju. Et see praegu siin nägi välja selline hästi siuke vaavsõitlus ja rahulik ja... Kas siis panete lapsed kuhugi kaugemale saalis suuremate vahedega? Ei, see vahede, see lihtsalt, mida võib teha, on see, et sa tähistad selle ala ära, mille sisse me jääme, eks ju, vastavalt, kas neid on rohkem või vähem, aga need panevad nagu hullud kohe, täiega, siia, sinna, kelle käes on jokker, nagu noh, et see on täitsa öö ja päev, mis meil siin praegu. Ja sa saad teha seda ka suusatrennis väga hästi tegelikult, et sa paned kaikad ära, liigud suuskade peal, teed seda sama asja, eks ju, sest kindlasti on kõik kuulnud vähemalt korra elus seda ütlust, et kui sportlased olid trennis, siis jagati kuskil mõistust, eks ju. Siis tegelikult, kui sa vaatad seda asja sellest poolest, kuidas tegelikult see välja näeb, siis see on täielik jama, see ütlus. Sest et kui sa tahad su dokusid paremini lahendada, kui sa tahad, et su tulemused oleks matemaatikas või eesti keeles paremad, siis on vaja trenni teha. Kui sa teed trenni, siis sa kõige rohkem treenid oma aju sellega. Treeningu tagajärjel tekivad uued ajurakud ja need uued ajurakud on samasugused nagu need 3-4-aastased Kerlid ja Markod ja Mikud, hästi aktiivsed. Ja nüüd, kui sa oled trenni ära teinud, sul on need uued värsked ajurakud ja nüüd asud õppima, siis need uute ajurakkude vahel on võimalik luua uusi ühendusi ja asjad ka on võimalik paremini selgeks saada. Et tüüpiline asi, mida tehakse, on see, et kui sul lähevad hinded alla, siis koristatakse igalt poolt trennidest, huviringidest, lüüakse plats puhtaks, nüüd raiska hakka õppima. Tegelikult vastupidi, laps on vaja viia trenni, küsida, et kas on midagi, mida me saame veel teha. Et see aitab ja seda on isegi täitsa nagu minus 10 korda targemad mehed on seda ka testinud niimoodi, et ennem kontrolltööd. Üks osa käis jalgrattaga sõitmas või jooksmas, teine osa pani nii nagu ikka. Ja eksami või selle testi tulemused olid paremad nendel, kes tegid ennem see tund aega aeroobset tööd seal näiteks. Sellel, kui kaua sa elad ja kui hea on sinu maksimaalne hapniku tarbimine, sellel on veel suurem seos kui näiteks suitsetamisel ja sellel, kui pikalt sa elad. Parem, mida suurem on see hapniku tarbimise näitaja, seda kauem sa elad. Sest jälle see sama aeroobne töö, see on väga-väga oluline selle asjas. Võtame järgmise mängu nimi on spagaat. Sa lahendad jälle selle mure, selle sama kivi, paber, kääri tabi. Ehk siis kallis päevajuht, saatejuht, tule siia. Sa seisad käärseisus, niimoodi, et kandjavarras on koos. Paarilisega on teil kogu aeg varbad ühenduses. Nüüd te teete kivi-paber-käärid. Ütleme, et mul läks hästi, mina võitsin, siis võitja tõstab alati esimese jala tagumise jala taha ja kaotaja jätab tagumise jala paigale ja tuleb esimese jalaga mulle lähemale. Vot, on ju. Nii. Margus ei ole veel asjale pihta saanud, kuidas käib, ma võitsin 2 korda järjest. Nii, nüüd sa tuled mulle veel lähemale, paned jälle selle jala. Niimoodi, eks ju. Kogu aeg on varbad ühenduses. Nüüd, kui nüüd juhtub see, et sina võidad, siis nüüd tõstad sina oma esimese jala tagumise jala taha. Tagumise jala, just nii. Ja nüüd tulen hoopis mina siia. Ja just. Sa võid 5 korda järjest võita. See ei tähenda veel, et sa võitnud oleks. Sul on väga hea seis, sa näed vastasel on spagaat hästi suur, aga nüüd saad korra tappa ja ongi jälle nii-öelda nagu olukord täiesti kardinaalselt muutunud. See mäng on selles mõttes hea, ta ei küsi vanust, pikkust, kehakaalu, sugu, rassi, mitte midagi. See kivipaberkäärid on üsna hea võimalus kõik tülid tunnis ära lahendada või trennis või kus iganes. Kui nad lähevad omavahel kaklema, pallid ja mis iganes asjade pärast, paned kivipaberkäärid vahele ja väga must ja valge. Nii, vali endale vabalt ise paariline ja teeme selle korra läbi ka. No nii, Asko.
see hea koordinatsiooni annaks ka. Ja seda ütleme, et kivi, paber, ja siis lapsed on nii kivi, paber, 1, 2, 3, ütles siis ka. Kivi, paber, 1, 2, 3. Kivi, paber, 1, 2, 3. Mina võtsin esimesega minu arvel just. Esimesega. Mitte selle. Jah, just. Kivi, paber, 1, 2, 3. Kivi, paber, 1, 2, 3. Kivi, paber, 1, 2, 3. Sina võtsid. Lähed sina esimesega komale täna. Mina tule esimesega. Kivi, paber, 1, 2, 3. Sina võtsid. Lõikasid selle jälle. Mina tulen. Kivi, paber, 1, 2, 3. Sina võtsid. Astid jälle esimesega. Veel kõik. Kivi, paber, 1, 2, 3. Jälle sina võtsid. Võtsid, et saab sina. Ai, venda! Ai! Kivi, paber, 1, 2, 3. Mina võitsin! Palju läks 5 võitu? Järjest. 5 võitu ja üks teine oluline asi jälle, mis on noortega suhtlemise puhul hästi tähtis, on see, et me jõuaks nendeni, me peame oskama nende keeles rääkida nii otseses kui kaudses mõttes. On teatud asjad, mis aitavad väga hästi informatsiooni neile kohale viia. Neil on, me küll elame Eesti riigis, me räägime eesti keeles, aga tihti, kui nad näiteks TikTokis kommenteerivad mul seal video all midagi, siis saad aru, ma olen tunde raisanud oma elust selle peale, et aru saada, mis kurat see tähendab nüüd. Ja siis ma sain, okei, mulle pani just üks 13-aastane päris osavalt praegu puid lihtsalt niimoodi, et nagu silm ka ei pilku. Siis meil oli 10. klassiga korvpalli plokk, me tegime korvpalli mängimisega, tunni lõpus oli nagu bossumäng. Ja siis suur saal nagu siin, tegime 2 tiimi, 5 versus 5, teised 5 versus 5 jäid pingi peale istuma. Nii, nüüd nad istuvad seal, vajuvad täitsa kössi ära niimoodi passiivselt. Siis kui sa lähed, ütled neile, et kuulge, sul on vaja oma meeskonda ergutada, sul on vaja kaasa elada neile, siis nad võib-olla teevad korra sul niimoodi ära ja vajuvad jälle kössi. Siis mis ma avastasin, on see, et nad räägivad hästi palju sellest, et kui sa midagi teed, siis sellel on aura. Näiteks 200 sain aurat juurde või sain -500 aurat. Mis siis see on niisugune aura, mis sind ümbritseb ja niisugune nagu negatiivne või positiivne selline nagu pagas. Ja saad aru, ma läksin juurde, istusin maha, ütlesin, saad aru, kui te praegu siin istute niimoodi, siis su meeskond saab -500 aurat. Kui sa nüüd plaksutama hakkad kaasa elama, siis tuleb 1000 aurat juurde. Ja saad aru, mis nad ülejäänud 10 minutit tegid, nad ainult plaksutasid. Sa näed, kuidas neil läheb pirn peas põlema, ta saab aru sellest, see on see aura, davai, okei, teeme niimoodi. Või siis näide, kuidas ühes noortelaagris olid niisugune põhikooli lõpp, keskkooli algus, ropendavad. Meeletult, see nagu käib igale poole, söögi alla, söögi peale. Vain 2 tundi järjest rääkisin, ei tohi teha, see ei ole lahe, see on nagu kuskil Sõmerpolus poe taga, see on inetu, nii tohi. Sa saad aru, nad ei saa aru, neid ei huvita see, sa lihtsalt räägid ja räägid ja räägid. Ja siis üks hetk ma avastasin läbi, ma ütlesin selle, on jälle 2 sõna, on skibidi ja on sigma. Ja kui ma neid kasutasin, nad hakkasid loomulikult naerma, sest et sellised mingid dinosaurus nüüd kasutab mingid nende nagu asju. Ja ma ütlesin, et saate aru, see on skibidi, kui te ropendate. Ja see, kui sa seda ei tee, see on sigma. Sa näed, kuidas see pirn läheb peas põlema ja nad on niimoodi, seda see vend rääkiski terve aeg. Ja peale seda oli ka see ropendamine oli läbi. Ja siis mõtlesin, okei, lihtsalt see nagu, neil ongi mingid omad slängid, mingid aurad, jumal teab, mis on. Aga kui sa suudad neid nagu aeg-ajalt, mitte kogu aeg, aga just selle kõige kriitilisemal hetkel nagu enda kasuks tööle panna, siis see toimib. Ja see toimib väga hästi, see info jõuab sinna, kus vaja ja rahumajas. Tule seisa, võta endale uuesti paarilje ja tule seisa siia poole selle võrguplatsi sinise joone taha.
seisab ees ja teine seisab tema taga. Voh. Esimene mängija võib koonuse juba kätte võtta. Mõni pidi painutama, et seda kätte saada. Ja kui sa noortega teed asju, siis samamoodi. Sa ei pea kogu aeg kõike neile ette ära rääkima, mis sa tegema hakkad, vaid lihtsalt ütle üks käsklus, nad juba lähevad. Kui te nüüd teaks, mis te tegema hakkate, siis te ei oleks nii rõõmsalt võtnud paare ja tulnud siia. Sinu ülesanne on see sama koonus nüüd selle sinise joone tagant transportida selle sama sinise joone peale. Ehk siis see käib võidu peale. Mängu nimi on känguru, mis juba natukene reedab sulle ära, mida me tegema hakkame. Sa hakkad paarilisega korda mööda, jooksma ja hüppama. Ja hüppad siis, kui sa oled jõudnud koonuse juurde. Vaata, ma näitan sulle siin antitiimis ette. Ehk siis esimene mängija hoiab koonus käes, teeb ühe hüppe koha pealt nii kaugele kui sa. Hüppad, paned koonuse maha, nüüd jooksed tagasi, annad paarilisele plaksu. Paariline jookseb koonuse juurde, võtab koonuse kätte, teeb järgmise hüppe, jookseb tagasi, annab plaksu, järgmine jookseb siia, võtab koonuse ja teeb hüppe. Ja kui sa oled pannud koonuse sinna sinise joone peale, siis on mäng läbi ja sa käib koonus jääb siia. Valmis! Väga hea lihtne mäng. Kohe pulss üles, sest et väga suur lihasgrupp teeb tööd ja tegelikult teeb kogu keha tööd. Miks see harjutus on hea natukene ka selle jaoks, et terad sõkaldest eraldada, on see, et see alakeha plahvatuslik jõud, mis on väga paljudes spordialades teed väga tähtis näitaja. Ja ta näitab ka tegelikult ära koordinatsiooni, et kas sa oskad hüpata niimoodi, et see ei ole see, et ainult jalad teevad, vaid sa tegelikult annad ka ülakehaga hoogu, et see näitab ka koordinatsiooni kohta väga hea tagasivaate sulle, eks ju, ja samamoodi suusatajatel see ülioluline harjutus, sa saad seda teha 2 jalga koos, ühe jala peal, parem jalg, vasak jalg ja nii edasi, lihtsalt see, et see on vaja ühest kohast viia teise, kui sa paned nad lihtsalt, et nii, siit hakkame hüppama 10 korda sinna mäkki ülesse, noh, selle asemel, et näed, et teeme võidu peale, paneme midagi vahele, muudame selle millekski muuks natukene, sa saad oma kordustarvused kätte, eks ju. Tulema paarilisega nüüd siia poole. Pane see koonus selle sinise joone peale ja seisa niimoodi, et üks on ühel pool joon ja teine teist pool joon. Sa võid korraks siia poole vaadata, et paariline arusaada, mis tegema hakkame, reaktsioonimäng. Näeb välja niimoodi, et panen rahvalaulu käima, millel on väga kuulus hüpp, ehk siis laul jääb seisma, siis pead sa selle koonuse ära kuulutama esimese paarilis jalaga, mitte käega, vaid jalaga. Siin on nüüd oluline, et saaks kõik ühtemoodi aru, et jalaga, mitte see, et üks pool jalaga, teine pool käega, siis on nii ravi. Me teeme seda jalaga ja vaatame, kui hästi meil seda muusikat on kuulda. Teeme teist paarust läbi, saad sellest pointist nii-öelda aru.
sammu ühe koonuse jagu vasakule. Ja kes on otsa peal, läheb ühest otsast just. Kuidas? Väga vahet ei ole, mina vaataks koonust. Just, aga sul on kõige rohkem on tegelikult vaja kõrvasid usaldada, et nii kui ta vait jääb selle laul, siis vastane ära tappa, paned kohe peale. Nii, muudame ära, ole nüüd seljaga koonuse poole. Eks? Ja kui laul seisma jääb, siis pöörad ennast ümber näoga koonuse poole ja astud peale, et ära seda teeks. Ära kannaga sõbrale pane. Ära kannaga pane. Nii, proovime korra veel. Ja nüüd on oluline teadaanne. Nüüd ei puuduta koonust mitte jalaga, vaid nüüd puudutavad käega. Nüüd ei pane, vaid käega. Selja tagant pöörad ümber ja rabad koonuse enda kätte. Ja tuhar on vastu maad, ainult teed jalgadega ja plaks jälle kõhu ette siia. Nii, proovime. Väga hästi, tõuse püsti. Nii. Keera nüüd koonust tagurpidi. Ja vaheta paariline ka ära, liigu jälle koha peal edasi. Miks need reaktsioonimängud on head? Nüüd on, kus sa saab tuua veel selle jutu ka juurde, et on vaja keskenduda mingile konkreetsele asjale. Näiteks toome siia juurde reketimängud, võrkpall, kus sul ei saa olla see, et sa seal lilutad ringi, vaid sa pead olema valmis selleks, et kui see pall tuleb, siis sa oled valmis reageerima. Nüüd see konkreetne reaktsioonimäng on üks kõige põhilisemaid, mida üldse tehakse, aga lihtsalt see lugu seal taga, et selleks, et olla valmis, selleks sa pead keskenduma sellele ühele konkreetsele asjale ja siis on su tulemus ka palju parem. Ehk siis mina nimetan kehaosasid, sina paned käed sinna peale. Ja kui ma ütlen koonus, siis sa haarad koonuse enda kätte ja ennem oma paarilist. Nii. Kõht, selg, kand, põlv, pea, kõht, selg, koonus. Liigu edasi ja korra. Miks see on hea kogu paarilisi vahetada? Sest et sa õpid ka mõne teise nagu kaaslase kohta midagi, mida sa võib-olla ei teadnud. Sa vaatasid, et ta ei jaksa joosta, aga näed, kus seda reaktsioonimängu paneb. Et me tegelikult teinekord õpime sealt päris huvitavaid asju. Nii, kand, kõht, pea, selg, koonus. Väga hästi! Liigu edasi koha võrra, liigu edasi. Nüüd sa teed, kes siin minu pool on. Astuge siuke 3 pikka sammu taappoole. See on äge mäng. Selle mängu nimi on Rakuta. Vot, õige. Sa paned selle parema käe pöide taha, suunad selle oma paarilise poole ja paarilise ülesanne on see enne õhust kinni püüda, kui see maha kukub. Ehk siis see kummilint lendab tegelikult hästi kiiresti ja siis, kui tal jääb see ook seisma, siis ta muutub hästi aeglaseks. Ehk siis ta on selline päris salakaval vahend, mida püüda. Nii et kui sa oled valmis, siis alustame.
see on jalgpalluritelt varastatud mäng, kui sul on vaja jälle korraks saada fookus, et nad jälle keskenduvad, nagu need reaktsioonimängud on, siis see on geniaalne lahendus. Ja saan sulle kinnitada käsi südamel, et ka kõige pöörasemad marakandid paneb see mäng korraks niimoodi joone peale. Mul oli Kadrioru pargis enne selle õppeaasta algust, õppeaasta siis nagu, või suvevahe lõpus, üks sünnipäev. See juba algas niimoodi, et olid märgid üleval. Ja et tulevad lapsevanemad ja siis jah, et kõik on nagu ühest klassist ja et päris raske klass on. Vaata, kui lapsevanem, et päris raske klass on, siis see nii-öelda õpetaja nagu treenina tead, et tegelikult on nagu täiesti seal samuses. Ja siis selle klassi nagu vist juhataja tuli ka veel. Ja see daam istus mõnusalt puu all, jõi seda väikest aperoli seal niimoodi ja vaatasin, poisikene, naudi. Ja siis mul oli mingi plaan tehtud, et kunas ma mida teen. Ja siis saad aru, kõik asjad, mis ei tohiks juhtuda, juhtusid. Näpp tagumiku, kuskilt mingi juustest kinni, siis teete ühest klassist kõik. Mis asja, millega, mida te teete seal koolis nagu enne? Aga see oligi selline kool, kus keelatakse vahetunnis joosta, uksed aknad on üldse kinni, kui on vahetund, jumala eest, et oleks seal karbis. Ja mitte ükski mäng ei toiminud. Saad aru, et nagu hakkad improviseerima, vaatad, proovid, üritad nagu aru saada, mis võiks toimida. Ja see mäng oli see, mis toimis. Selle mängu eluiga lihtsalt on 5 minutit. Sa teed seda, naudid töövilju, kõik on hästi, kõik on rahul ja siis vaatad kella, sul on 45 minutit veel jäänud, mõtled, ma ei vea välja, ja siis läks jälle tead niimoodi. Ehk siis, kui ma teen ühe põrgatuse, teed sina ühe plaksu. Kui ma teen sul peteka, siis sina plaksu teha ei tohi. Ja kui sa eksid selle vastu, siis sa tuled siia minu kõrvale, tuled mulle appi kohtunikuks, jälgi oma teisi mängijaid, kas nad teevad ilusa plaksu ei tee. Ehk siis vaata, plaks tähendab seda, mitte seda, et sa pead ilusa kõlava selge plaksu tegema. Teeme paar katsetust, ehk siis just väga hea. Ja nüüd oleksid mängust väljas, Väga hästi, alustame. Suusamehed kohe läksid. Järgmised. Oi, tuli palju veel. Siin ei tohi rutata selle klassi. Tavaliselt on 1 või 2 hullu, aga siin on 5, kes on lihtsalt niimoodi, et sa võid tea, mis tahad. Kuulge, ma arvan, selle mängu tegelikult point on hoopis see, et sa ei tee seda mitte silmadega, vaid sa teed hoopis seda kõrvadega. Ehk siis, kui sa kuuled häält, siis sa teed selle plaksu, eks ju. Aga no see all olid mingid need lasersilmad ja see on kompliment, mitte kriitika. Lähme tagasi sinna joone taha. See oli praegu silmad, eks? Sul on 6 koonust, terviku peale kõige suurem number 6, kõige väiksem 1. Et oleks natuke lihtsam, sa saad ka noortele tuua selle, et esimesed 3 on ühte värvi, järgmised 3 on teist värvi. Kui sa tahad väga õel olla, siis pane kõik eri värvi ja veel eri kujuga, siis läheb see veel segasemaks kogu asi. Ja mis sa võiksid teha, on see, et pane 1 koonus rohkem, pane 7 ja siis vaata, kogu aega läheb, aru saab sellest. See on täpselt see ilmskoht ja täpselt see, et tuleb mitu kord mõõta ja siis alles panna ajama, et see alati taga sul edu. Nii, see number, mis jääb peale, siia tärgi peale, teeme jalaga, kui me käega paneme, siis me paneme mõned peale kokku, teeme lihtsalt kuultad jalaga ära, kui ei ole
sa pakud, mis spordiala inimesed elavad kõige kauem võrreldes istuva eluviisiga? tennis. Ja ma olen väga palju pidanud maad murdma tantsijatega, kes kõik hakkavad kohe vastu vaidlema, et aga tantsimine ka koordinatsioon ja nii edasi. Siis mis on nende reketispordialades vahe, on see, et see on täis ootamatus. Mul ei ole tantsimise vastu mitte midagi, aga tantsus on sul komplektse kava ehk siis sa mingi hetk teed seda juba nii, et sa mõtled millegi täiesti muu peale, teed seda. Tennises on see, et kas serv tuleb sulle paremale käele, vasakule käele, eks ju, kõik sellised ootamatused, millele sa pead reageerima. Ja see nipp ongi, või miks ta seda eluiga meil pikendab, on see, et ta on jälle ajuga seotud, et seda koordinatsiooni meie kehas juhib väike aju, seal väikses ajus on pooled meie ajurakud ja kui me need nii-öelda käima saame, siis lähevad ka ülejäänud 50, ehk siis sellisest kahe mehe süldibändist saab su peas järsku Viini sümfooniaorkester, mis on selle nagu pikaealisuse või selle nagu see hea asi. Ja loomulikult tuuakse ka seda põhjendust, et tennises on rohkem raha, et nad elavad sellepärast kauem. Jalgpallis on 10 korda veel rohkem, aga miskipärast on ikka 2-3 eluaastat tuleb juurde. Et selles mõttes koolidesse, kui on võimalik, ma paneks need pingsilauad absoluutselt igale poole, sest et see on nagu veel parem, ta on veel kiirem ja veel sellisem, nõubab sul seda, lased neil seda pingsi teha, tuleb sulle tundi, pirnid põlevad peas ja on nad palju rohkem selles asjast sees. Lähme seisime sinna poole, selle joone taha kõik tagasi. See, mida sa trennis või tunnis räägid, see unustatakse suure tõenäosusega ära. See on normaalne. Me kõik unustame ära. Aga mida nad ei unusta ära ja mille kaudu jäävad head mälestused ühest või teisest treenerist, inimesest, on emotsioonid. See on kõige olulisem. See kõlab küll selline klišee, aga seal on tegelikult väga suur tõepõhi all. Just need emotsioonid on need, mida on vaja luua neile ja läbi selle ta tahab sulle sinna jälle tagasi tulla. Minu luureandmete põhjal on üks Saarepuu, kes on väga hea suusatreener, kes pidavad ka väga palju mängima oma suusatundides ja lapsed käivad seal suure hurraaga. Siis mis on veel oluline, mis on minupoolne kummardus praegu kogu sellele Saarepuude dünastitele, on see, et kui need vennad ütlevad, et neil on vaja suusaõppemäge, siis te ehitate selle neile. See suusatamine siin üldse, see on väga paljuski selle pere pärast nii, eks. Üks sul lõikab muru, paneb asfaldit ja teeb suusaradu seal, teised hullud treenivad. Et see nii-et eemalt vaadates on selle pere panus väga suur ja ma arvan, et kõik, kes selle liikumisega siin olete seotud siin vallas või maakonnas, see on kõigil väga suur panus ja minupoolne kummardus selle eest, et seda teete, see ei ole lihtne, see läheb iga aastaga aina raskemaks ja päev-päevalt noorteni jõuda on väga keeruline, aga aitab juba see, kui me loobume sellest mõtteviisist, et nad on lumehelbekesed. Ei ole. Sina oled lumehelbekene, kui sa nii arvad. Miks? Sest et lumehelbekene ei suuda ümbritseva keskkonnaga kohanduda. Kui lumehelbekene praegu taevast alla kukub vastu maad, siis ta sulab ära. Sest tal ei ole piisavalt temperatuuri. See noor ei ole mitte midagi valesti teinud. Tema vaatab sinna, kuhu meie vaatame. Kui meie ainult scrollime niimoodi, ütleme, et mine nüüd välja ja mängi, siis ta ei lähe sinna välja mängima. Et kõige suurem asi, mis me praegu suudame teha, on see, me läheme lapsega sinna parki ja siis loomulikult ja siis vaatame, kuidas ta seal turnib. Et nendega vaja tegeleda, neil on vaja seda eeskuju nii treeneri näol kui lapsevanemate näol. Kui me saaks panna liikumise tableti sisse, siis see oleks aastal 2025 kõige parem ravi, konkurentsiltult kõige parem ravi. Me tegeleme täielike
idiootsustega päevast päeva. Meil on, ma annan lifti andeks, ma annan eskalaatori ka veel andeks. Mida ma andeks ei anna, on see, et meil on nüüd lennujaamas sirge maa peal ka eskalaator, mis on tegelikult mõeldud inimestele, kellel on mõni vigastus või liikumisega probleeme, aga see ei ole nii. Kui sa terve inimesena kõnnitsed kõrvalt mööda, siis sa oled ainuke lollakas ja teised kõik panevad sealt. Kui sa hakkad jääma oma väravaste hiljaks, siis on see hea abimees. Saad korraks tunda ennast nagu Usain Bolt, kui sa sealt üles purdid, on ju. Aga muus osas, no tulge taevas appi, mille jaoks meil on seda, eks ju, vaja. Et noor kasvab praegu keskkonnas üles, kus see infovahetus kõik käib piu, pau, uus klipp, järgmine põmm, kõik like, share, kõik komment, kõik pumm, järgmine. Natukene on vaja need trennid ka neile selliseks, ma julgen väita muuta, et sul on nagu, et sa ei mängi ainult 30 minutit ühte mängu, või et võib-olla on see, et selle 30 minuti sees on 4 mängu hoopis, eks ju, samamoodi pumm, järgmine asi, kõik need koordinatsiooni, reaktsiooni mängud, et ära lase sellel jutul seal tekkida, vaid juba kogu aeg lükka seda intensiivsust sinna juurde. Järgmine asi, et neil tekiks vähem seda võimalust, et hakkab igav, eks. Kõige lihtsam viis, kuidas mingi probleem endale tekitada, on see, et sa teed need poejärjekorrad. Sa paned 8 last üksteise selja taha seisma, nüüd hakkame harjutusega pihta. Ma käisin ülikoolis. Võiks olla juba küpses eas meesterahvast, saad aru sellest, et kui kolonnis seisad, siis jutusta. Samamoodi, ikkagi. Minut aega maksimaalselt pead vastu ja siis hakkad jutustama ja siis õppejõud kutsub su korrale. Siis sul on häbi ja piinlik ja kõik asjad korraga, sest et sa justkui oled õpetaja, peaks nagu teadma, paned ikka sama reha. Meil kaob see fookus ära, lihtsalt nagu viga. 4 inimest maksimaalselt kolonni ja lasnud kütavad. Viimane ülesanne, seisa selle joone taha siia, näoga minu poole. Sa tead, kuidas käib kivipaberkäärid, sa tead, kuidas känguru hüppab ja nüüd sa hakkad minu vastu mängima kivipaberkääre. Iga kord, kui sa mind võidad, võid sa teha ühe hüppe edasi ja lõpuks võidab mängija, kes saab selle sinise jooneni esimesena hüpatud. Sa hüppad otse suunas, eks ju, mitte niimoodi diagonaalis kuskile, vaid lihtsalt vaatame, kes jõuab esimesena selle joone juurde. Teeme niimoodi lihtsalt, et ärme teised kivipaberkäärid, vaid teeme 3, teeme 1, 2, 3 ja siis näitad. Ma mõtlesin, et see on kiire viis. Ja noh, et teed niimoodi, siis noored teevad hoopis niimoodi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Väga emotsionaalne. Ehk siis ma tulen siia poole, teen suga 1, 2, 3 ja kõik, kes mind võidavad, teevad hüppe. Kui sul on sama, siis sa ei hüppa. Kui sa kaotad, siis sa ei hüppa. Nii, 3 peal. 1, 2, 3. Paberid hüppavad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Käärid hüppavad. 1, 2, 3. Käärid hüppavad. 1, 2, 3. Paberid hüppavad. 1, 2, 3. Käärid hüppavad. 1, 2, 3. Kivid hüppavad. 1, 2, 3. Kui mulle endale tegelikult raamatut väga lugeda ei meeldis, ma mõtlesin, et ma teen niisuguse raamatu, nagu see peab olema. Ehk siis on hästi palju pilte ja vähe teksti ja siin on ka, ühesõnaga siin on 50 mängu, trenni, eesti keeletundi, ajalootundi, kus iganes sul on vaja, siin on olemas igast mängus ka QR-kood, et sa näed ära, kuidas see mäng tegelikult käib. Sest et kui seda õpetajatega testisime, siis tuli välja, et sa kirjutad lause, koer läks üle tee ja siis 10 tükki ikka küsib, et miks see koer läks üle tee? Mis tee ta läks? Kui lai see tee oli? See oli asfalttee või kruusatee? Nüüd sa näitad videot talle, siis sa aru, selge nii. Okei. Ehk siis, kui sa tahad, saab, paneme hullu, arutame, kakleme, aga liigume. Aitäh!